Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Too epic to be true, but here I am with you, Märt. Yes, you are, yes. Tere hommikut, kallid Võhkerite kuulajad. Kollase särgiga mees on Kuik Märt. Hei. Ja valge särgiga mees on Jääger Andreas. Jäägermeister. Jäägermeister. Siis tuleb laul, mis tuli minu imelisest suust, on meie Eesti Eurolaul 2026, millest me räägime siis saate teises pooles. Jah, me räägime sellistest kultuurisündmustest lõpus nüüd. Jah. Nagu täpselt nagu ERR, põhimõtteliselt nagu AK-d teeme sisuliselt. Põhimõtteliselt küll jah, et me oleme jõudnud juba sinna maale põhimõtteliselt. Miks ma ütlesin 2 korda põhimõtteliselt, hui seda teab. Sa ütlesid seda lihtsalt põhimõtteliselt. Ma ütlesin põhimõtteliselt, aga alustame siis ühe videoga ja siis arutleme, mis siis öeldi ja mis tehti. Et kui ma oleksin teinud lapse sama vanalt, kui mu isa tegi mind, siis mu laps saaks see aasta 10, mis oleks tegelikult suhteliselt positiivne lüke selles võtmes, et ma saaks teda normaalselt ära kasutada igasugustes ettevõtmistes. 10-aastane juba, temaga saab juba maailma asjadest natukene rääkida. Ta juba saab koolis kiusata pederaste, transseksuaale ja kõiki muid vähemusi. Lasketiirus saaksid käia ja lasketiirus, just pumbaga saaks juba tulistada näiteks lasketiirus. Saaks peeglisse vaadata iga hommikul või noh. Ja ta saaks vaadata peeglisse ja öelda, et mina jäin kahjuks holokaustist ilma, aga küll meie aeg veel tuleb. Just. Nonii, täiesti värske siis video Elu24 on selle ilusti üles ka tõmmanud. Mis on sinu esimesed mõtted? issand jumal, ma ei tea. Et natukene nagu veider see, et kui ma käisin, kui me kutsuti sinna, mis selle, mitte televisioon, aga telehommik. Jah. Kutsuti telehommikusse rääkima, et siis oli nagu laual oli ka nagu see küsimus, et sisuliselt, aga kas ta on nats ka siis või? Ja siis on nagu see, et ma ei tea, on ju, et ma ei saa seda öelda, et minu üks nagu see seisukoht, mis sealt ilmselt ka väga hästi läbi ei tulnud, on nagu see, et meil eksisteerib selline asi nagu krüptofašism, eks ole, mis on siis see, et mingisuguste lollakate natsimeemide jagamine ja saatmine üksteisele ja tegelikult Chris Kärner on väga hea vektor, et näiteks, et Chris Kärner ei pea olema ise nats, on ju, aga kui me saadame talle mingid natsimeeme ja tal ei ole natsimeemide vastu midagi ja ta neid edasi jagab ja kõike, siis see nagu toimib. Kes ei tea, mis asi on krüptofašism, selle kohta uurida, see on väga põnev teema tegelikult. Aga selliste ütluste peale on nagu üha raskem on nagu, et ma ei tea, kas on, et ma tean juba, mis see vabandus on. Tule, see oli nali lihtsalt. Yeah, but that has effects on the general population. Et nagu, et ei ole midagi öelda, kui lihtsalt sügavalt taunida. Et nagu, ma ei tea. Ma kahjuks ei tea kogu seda konteksti, et ma ütlesin, mida kontekstist on välja võetud, aga kõik see eelnev jutt ja kellega ta see jutustas, et nagu, et see info mul puudub, see eeltöö on mul tegemata, julgen nagu seda tunnistada. Aga ma olen natuke segaduses, sellepärast, et just hiljuti ta võitles ju tegelikult noorte ja laste eest, et kes saaks ilusti EMOs käia tasuta. Et me ei saa ju tegelikult ära unustada, et ka teistsuguse orientatsiooniga laste eest võitles ta.
aga nüüd siis ta tegelikult ründab, mina mõtlen seda, et ta ründab neid samu lapsi. No siis teeme siis homoseksuaalseid teise orientatsiooniga lapsi või siis midagi selliseid. Ma olen veits segaduses. Kas siis lapsed on kõik sama väärtuslikud või ei ole? Kas ta selle peale mõtles ka siis, kui ta tegi seda ilusat seda juttu seal volikogus, et kas ta tegeles lihtsalt populismiga? Sest et hetkel mulle tundub, et mingid lapsed on vähem väärtuslikud. Ma arvan, et ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma arvan, et Chris Kerneri, kes küsida, siis kas on olemas lapsi, kes on vähem väärtuslikud, siis ta vastab sellele lihtsalt jah, ma arvan. Ma arvan, et ta on võimeline sellele jaatavalt vastama küll. Aga siis mul ongi ikkagi nagu veits on segadus, sellepärast, et ilmselgelt ei käi ju kõik lapsed EMO-s ja noored EMO-s, kes on täpselt tema maailma arvamustega, et ühelt poolt nagu kaitseb neid inimesi ja teiselt poolt siis nagu, ma ei saa öelda, et ründab, aga ta tegi siis nagu seda nalja, et võib-olla ei tasu sellesse tõesti nii tõsiselt minna, aga just see, ma räägin, et kui ta tegi ikkagi selle volikogus selle etteaste, siis nagu päriselt nagu müts maha ja ma olin nagu väga positiivselt nagu üllatunud, et tal on nagu süda õige koha peal, on. No ma arvan, et see üldiselt läheb võib-olla siit nagu selle peale, et võib-olla tema nagu seisukoht on lihtsalt selline, et kõigil on, et arstiabi nagu tasuta, lastele tasuta peab olema kõigile võrdselt ühtemoodi, aga selle kõrvalt on vist mingite gruppide pullimine on ikkagi okei nagu, et ühesõnaga inimesel võib olla küll selline seisukoht, et et neil kõigil on meiega võrdsed õigused, aga näiteks neid võib kiusata ikkagi. Inimesel võib siuke vaade olla küll iseenesest. Jah, mis seal ikka, natukene on lihtsalt kahju. Muud ei midagi selles mõttes, et eks ta ise teab, mis ta teeb, kuidas ta räägib, mida ta räägib. Ma just ise mõtlen seda, et ta peab nagu teadma ju ometi seda, et kui ta seda juttu rääkis, nagu there is no way in seven heavens, kus kohast ta nagu ei mõelnud, et see resoneerub, kui ta seda ütleb. Et et ma ei teagi, siuke šokipoliitik või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Nii on, aga rääkides šokist, siis Silvia Ilves 20. jaanuaril, see on juba mõni aeg tagasi, aga tuli nagu aeg tagasi kerida natukene, et tema sai šoki. Kusjuures ma räägiks enne ühe asja veel ära. True, jaa, palun räägi. Šokist rääkides. Käisime eile siis, kutsuti ühe tuttava lapse sünnipäevale. Ja see toimus sellises kohas nagu Iru Smile Park. Selle koha pealt siis ettevõttele reklaam, ütlen kõigile inimestele, palun ärge minge oma lastega Iru Smile Parki. Sest et seal leidis aset selline intsident, mis oleks võinud lõppeda väga-väga kurvasti minu 2-aastase lapse jaoks. Sisuliselt oli täitsa eluohtlik asi, kui ta oleks kukkunud teistmoodi, aga seal on hästi kõrged liumäed ja seal on sellist, kes on mängutubades ilmselt on näinud, et on selline kaldtee lastele tehtud nagu trepi moodi, aga siuke pehme, eks. Ja siis, ja kindlasti on mängutubades käinud inimestel tuttavad ka need konstruktsioonid, mis tavaliselt on need raudtalad, kus kohas on siis ümber pannud siuke pehmendus, eks ole, ja siis seal sinna vahele on tõmmatud tihtipeale võrk või mingi muu asi. Ja selle trepi kõrval oli see võrk. Ja mis eriti tagantjärele mõeldes on nagu maksimaalselt veider on selle peale mõelda, sest et trepi kõrval peaks olema paneel, mis ei anna järgi, aga oli võrk, mis andis järgi. Ja minu 2-aastane poiss läheb sealt üles, kaotas tasakaalu, sest ta on 2-aastane, ja pani käe vastu seda võrku, ja see võrk andis nii palju järgi, et ta nagu vajus sinna vahele. Ma olin tast niimoodi kuskil 2 meetri kaugusel, siis ma läksin talle nagu järgi, sest et ta on siuke mineja. Ja ta üks jalg vajus sinna vahele nagu sisse, ja ma söösin talle sealt järgi, ja mu laps lihtsalt kukkus sealt vahelt läbi. Kuulen, et hakkas nutma, tulin ruttu sealt trepi pealt alla, ju ta siis kukkus alla mingisugusesse teise vahekäiku. Ja tuli välja, et ei kukkunud. Ta kukkus läbi selle konstruktsiooni ja ta kukkus selle ettevõtte laoalale, kus õnneks tema kukkumise all oli seal selle mängutoa pehme põrand.
mitte betoon. Aga ta kukkus sealt läbi niimoodi, et ma ei saanud talle ligi, minu abikaasa ei saanud talle ligi, sest et kõik kohad olid ju võrkudega kinni kaetud. Ja siis ta lihtsalt istus seal põrandal ja nuttis, olles kukkunud circa 2 meetrit. See oli selline kukkumine. Ja istus ja nuttis, ma ei saa talle ligi, ma ei saa aru, kas tal on mingi tõsine, mis tal nagu juhtus täpselt, eks ole, ma lihtsalt nutab, eks ole. Ja siis minu abikaasa läks ruttu nagu ja siis meie seal üks tuttav ka, et administraator kutsuda, keda nad ei saanud kätte, sellepärast, et administraatorit ei olnud tolle hetkel laua taga. Ja mina sain aru, et mul ei ole teist varianti, ma ei saa kuidagi ligi, ma proovin sellest samast vahest, kus ta läbi kukkus, ise talle järgi minna. Ja põhimõtteliselt siis sööstsin, ma käisin teda külje pealt vaatamas, sööstsin siis tagasi sinna trepi poole ja siis ma nägin, et see administraator, keda otsiti, oli kuskil eemal ja parandas seal mingi kaldtee peal mingid muud asjad, ühesõnaga ta oli seal lähedal. Aga minu prioriteet oli mu laps ja siis ma jooksin seal trepi pealt ülesse ja siis oli see suur what the hell moment oli see, et see sama koht, kus mu laps läbi kukkus, ma lükkasin selle võrgu nagu ise ja ma sain aru, ma mahun siit ise ka läbi. Ma olen 35-aastane täiskasvanud mees. Ja ma lihtsalt libistasin ennast ise läbi selle augu, läksin Oskari juurde ja võtsin ta sülle, sain aru, et tal on kõik, et tal ei ole mingit kehavigastusi, sellest sain kohe aru, nuttis. Ja siis tükk aega lahutasin teda seal, enne kui lõpuks keegi tuli ja siis mina olin ju siis ka kinni seal, eks ole, sest et igal pool olid võrgud. Ja siis ühesõnaga lõpuks oli niimoodi, et minu kallis käli, ma andsin talle Oskari läbi selle sama augu, kus ta läbi kukkus, tõssin ta läbi selle kälile ja siis mulle tehti lao uks lahti. Enne seda ma mõtlesin, ma ronin ka sealt välja ja siis ütles mulle administraator, ei, sa ei mahu siit läbi. Mis oli nagu, bitch, ma just tulin siit läbi, nagu what the fuck. Ja siis, kui mu laps oleks kukkunud pea ees, siis ma arvan, et ma ei oleks 2 lapse isa enam. Ehk siis see oli väga ohtlik ja üldse, kui Iru Smile Parkis ringi käia, siis kõikidel netel treppidel on kõrval üsna lõttev see võrk, kust võib 2-aastane väga vabalt läbi kukkuda ja üldse seal oligi nagu selline moment, et seal on olnud mingisugune nipukas või asi nagu kinni, aga see oli katki. Ja aga sellest juba järgmine, et nagu selles mõttes 2-aastane oleks sealt läbi vajunud niikuinii. Ja siis nad tegid seal mingi kiirelt, kinnitasid seal ära nipukatega, selline, aga see kate, mis seal nipukatega kinni pandi, sinna tehti selle tarbeks augud, aga need augud rebenevad kohe lahti, et ühesõnaga minu arvates lihtsalt hästi ohtlik mängutuba. Ja siis, kui oli omanikule helistati, et sihukene asi juhtus, siis minu omanik pakkus minu abikaasale, et ka äkki me toome jäätise masina. Kellele? Peole, et kui peol sihukene asi juhtus, et toome jäätise masina äkki. Nagu lepituseks. Ja siis, kui mu naine nagu selle peale ütles, et what the hell, mis jäätise masin, et mu lapsega juhtus õnnetus, et lihtsalt et nagu teada anda, et ta oli väga pahane, eks ole, arusaadavalt. Ja siis tuli järgmine pakkumine, aga äkki te tahate tasuta pääset meile? Et nagu, ma ei tuleks elu sees siia tagasi, fucking dumbass, nagu mis asja. Ja siis nüüd see, kes seal sünnipäeva korraldas, siis nüüd nemad said pakkumise, et neil on väga kahju, et selline asi juhtus ja nad pakuvad järgmisest peost, nad pakuvad soodustust, 50 eurot soodustust, et saab 50 euro odavamalt. See sünnipäeva korraldamine nädalavahetusel me hinnakirjast vaatasime 280 eurot. Ja point ei ole nagu selles, et see on liiga vähe. Ei, see on lihtsalt solvav pakkuda sellise asjast nagu konkreetselt, kui mu laps oleks pea ees kukkunud, ma ei tea, kui õnnetult see lõppenud oleks, ka siis oleks ka mingi fucking jäätise masina jutt või. Et see on ikka täiesti perses. Tuju üles tõsta teistel lastel, et üks laps küll läks, aga meil on jäätise masin. Jaa, meil on jäätise masin, ikka täiesti absurdne. See on väga rets, kuidas sul siis nagu emotsioonid olid laes, kisa karjumine või kõik toimus veel kiirelt ja rahulikult?
pigem oli minu jaoks oli kõik välkkiire, ma ei tea, Liisa jaoks ilmselt ei olnud, aga mina rahunesin siis maha, kui ma sain Oskari sülle võtta, sain aru, et tal ei ole mingisuguseid kehavigastusi. Et siin jälgisime ka teda, et õnneks ta jäi terveks, noh. Aga jah, Liisa oli ikka täitsa šokis. No arvat on. Ja. Väga rets, ne? Väga ränk reisk ja siis nagu ongi, et üldse siuke, ma ei tea, meil on nagu mõtted, et võiks nagu kuskil kirjutada küll, et kuulge, seal võib mõni laps fucking surma ka saada, sest et see on nagu üks ohtlik koht, kus pidada laste sünnipäeva. Ilus Smile-park siis. Et olge te tervitatud seal. Jah, aitäh teile kõigile. Maru äge pidu oli. Ma ei teagi, et raske on nagu üle minna, aga mul siis... Lähme räägime Silvia Ilvesest. Et jah, kui lastest rääkides, Silvia Ilvesel on neid palju, aga 20. jaanuaril ei olnud seotud Silvia Ilvese lapsed mitte millegagi, vaid Silvia Ilves tõmbas ise Facebookiski unules ja postitus selline. Kui pangad said haisu ninna, et kuurija teeb saate, tellisid nad kiiresti Karelli omale, et hakata surkima Mareki elus, kuni sinnamaani välja, et Mareki ema sai trauma, kui Karel viimase korteri üles otsis, et kaameratega ründama läks. Juba see ütleb ajakirjaniku, kui inimese osas midagi. Olen siiralt pettunud sinus, Mari Karel, keda ma heas usus olen omale külla laskunud varasemalt juba enne, kui Marek mu elus oli. Eirates inimeste hoiatusi sinu suunal mu elu suurimaid õppetunde on usk isegi kurja südame muutusesse. Sa tead, et valisid kaotaja poole olles ilmselgelt kinni makstud pankade ruupur. Kinni makstud pankade ruupur. Ja puhasta oma must süda ning sa näed, kuidas elu muutub sinu jaoks ka paremaks. Et jah, selline tõesti see postitus oli, ma mäletan ka, mõtlesin, et okei, midagi sealt toimub, aga me täpselt ei teadnud, mis siin toimub. Aga ma igaks juhuks ütlen, et siin on pööratud jälle tähelepanu kõige selliste ebaolulisemate asjade peale, et läks mingit ema ründama ja noh, see kuulge. Küsimus, et nagu küsimus ei ole selles, et kas ta läks ema ründama, küsimus on selles, et aga miks ta läks ema juurde, et nagu see on ju väga selge, väga arusaadav lüke, me jõuame selle jutuga ka sinna ja mul on lihtsalt etteruttavalt ütlen ära, et siin on 2 tüüpi inimesi, siin on need inimesed, kes ei taha aru saada, sellepärast, et nad on idioodid. Ja siin on teised, või tähendab, need on inimesed, kes ei saa aru, sest et nad on idioodid, ja inimesed, kes ei taha aru saada, sellepärast, et nad on lihtsalt mingisugused nagu neil on mingi idee fix, et peavoolumeedia ja pangad ja mingid siuke veitsuga vandenu vibe nagu. Aga võta sina nüüd Katrin Lusti artikkel. Jah, see on siis nüüd kuurjapostimees.ee. Katrin Lusti on siin kirjutanud, et eilises 19.01, siis on kuupäev, Kuuri saates rääkis miljonit võitnud Marek Nõmmik oma uskumatu loo. Nüüd on mehe pihtide vahele võtnud saade Laser. Karel käis mu 80-aastase ema ukse taga, kes ei saanud isegi aru, et ta rääkis ajakirjanikuga ja et see asi läheb eetrisse. Miks ta selle teema just nüüd ette võttis? Mina isiklikult kahtlen objektiivsuses ja sõltumatuses. Tahaks seda öelda, et mina sain aru, et Mari Karel võttis selle teema sellepärast käsile, et Silvia Ilvesega tehti mingit saadet, mingid iluoperatsioonide saadet ja Silvia Ilves ütles, et tal on siis kallimal mingid jamad pankadega ja Mari Karelil oli tundlad püsti, et oota, mis värk on, vaata. Et see on nagu päris hea, et kui see nagu vastab tõele, see on nagu päris tore, et kui Silvia tõmbab kiun üles, siis tegelikult on tema see, kes Marile selle idee ette sõitis. Jaa, just ma tahtsin seda sama öelda, et tegelikult millest ta vist ise ei saagi nagu sellest aru, et siin ei ole mingi pankade tellimus, vaid siin on lihtsalt see sama probleem, mis on alati probleem ja see on Silvia Ilvese absoluutne ja täielik mölapidamatus. See suu, mis ei hoia kinni mitte ühtegi probleemi ega asja, see on põhjus. Et nagu siin ei ole rohkem absoluutselt nagu sul on, see on see vana hea nali, mida ma saan üle saate teha. Kodus ei ole inimesel peeglit, seega ta ei näe süüdlaseid.
see on aus. Teistpidi mina ikkagi võtaks seda ka, et sest nüüd on Mareki näol tegu tegelikult avaliku elu tegelasega ja kes räägib vastupidis, see ikka on ikka väga, ma ei tea, kinni makstud kellegi poolt, sellepärast, et mees on ennast ise roninud saadetes seda, annab intervjuusid, temast on kirjutatud artikleid, et see, et ta nüüd täitsa viimases kuurijas proovis nagu tagasihoidlikku muljet ette, siis tagasihoidlikkust sellel mehel ei ole väga palju ikkagi olnud selle mõne kuu jooksul, mis see Silv Ilvesega koos on olnud, nii et Jah, just, et tegelikult siin me jõuame ka nagu selleni, et väidetakse, et kui ta ei ole avalik elu tegelane, on küll, absoluutselt on. Silv Ilves on avalik elu tegelane ja sorry, kui sa oled avaliku elu tegelasega koos, siis sa saad sellest osa. Lihtsalt, palun vabandust, aga nii on. Ja teine asi ka, et nagu, et siis Katrin Lust, või kes see kahtleb siin? Nõmmik, Marek siis, et kahtleb tema objektiivsuses ja sõltumatuses. Okei, aga Katrin Lustis? Kas tema seal ka kahtleb objektiivsuse sõltumatuses või on asi selles lihtsalt, et see objektiivsuse sõltumatus on pohhu, sellepärast, et temast tõesti positiivne lugu? Jah, minu selles mõttes, kui kellestki räägitakse negatiivselt, siis on alati see küsimus, et see ei olnud sõltumatu, sest et inimesed arvavad millegi pärast, et sõltumatu tähendab seda, et on kas neutraalne või positiivne saade. Aga sõltumatu tähendab seda, et inimesel ei ole otseselt nagu, et ma lähenen neutraalselt, aga kui kõik asjad näitavad mulle, et see inimene on teinud seda ja seda ja seda ja seda, and I report on those facts, siis see nii ongi. Lihtsalt, sorry, ma ei tea. Et ma ei tea, siin on muidugi, jah, väga paljud inimestel ei meeldi Karelli stiil, sest et Karelli stiil on selline käre ja ma arvan, et ma ei tee liiga, kui ma ütlen, et ründav. Aga kui sul, nagu, ma ei tea, sirge selge räägi ära, mida vittu. Ühesõnaga, mul on jälle selline tunne, et lihtsalt kui Karel teeb mingisuguse mehega saate, siis see mees on alati mingi tuss, kes pärast on nii karm ja ründav ja et ma ei saa aru, aru saamata. Mul meeldis see mõte, et siis lähed selgeks sirgu ja räägid siis selles mõttes, et kui ei ole mitte midagi varjata, nagu siin kokkuvõttes tuleb välja, et nagu ilma asjata kiusatakse minevik on minevik ja mida iganes, siis saakski lihtsalt ju Marek istuda seal ja rääkida, et jaa, tõesti, et kui me jõuame hiljem pärast mingitesse kohtadesse, kus ta mingisugust tubakat vedas ja mida iganes, ütles, et jah, ma olin väga halvas kohas ja ma mõtlesin tõesti, et ma müün soomlastele tubakat, et näed, et tõesti nii oli. Ja lähed eluga edasi, mitte nagu ei peida ennast selles mõttes. Jah, ja siis ilmselt ei oleks ema juurde ka mindud, aga selleni me veel jõuame. Aga mind pani imestama, et Karel küsis minult liiklusrikkumiste kohta, mis on aset leidnud 5-10 aastat tagasi. Kas see vastab tõele, Andres? Ei, see ei vasta tõele. Et juba nagu, see on nii vale, sest tegelikult 2023. aasta 19. oktoobril juhtis Marek Nõmmik Tallinna kesklinnas Mercedes-Benz 5. klassi sõidukit. Ja siis ta jäi eravärvides patrullisõiduki pardakaamera salvestusele sellel hetkel, kui Nõmmiku juhitud sõiduk ületab ristmiku punase foori tulega. Videost on näha, et patrullisõiduk lülitab sisse sireeni ja sõidab Nõmmiku juhitud autole kohe järele. Kohtulahendis selgub, et Nõmmik keeldus peatumast ja lõpuks tõkestas teine politseiauto teda edasi teekonna. Seda ka nägime meie sealt videost, et tüüp pani edasi ja tema ei peatunud. Pärast peatamist polnud Nõmmik aga sugugi koostööaldis. Vormikaamera salvestisest on näha, kuidas Nõmmik hakkas politseinikelt uurima, milline leping neil üldse teda tülitada lubab. Näiteks teatas ta vahepeal, ma ei ole isik. Kui algus oli Nõmmiku autoaken all, oli suurema osa vestluse ajal see üleval. Kõike toimuvat proovis Nõmmik ka oma telefonikaameraga filmida. Et ma lisan siia juurde, et siis hiljem panna see internet ja näidata, millised värdjad Eesti politseinikku ikkagi on. Nii et hea mees see Marek. Pärast seda, kui politseinikud olid teatanud talle, et peavad tema autoakna purustama, kerista selle alla. Seejärel said politseinikud ukse avada ja Nõmmik tõmmati sõidukist välja. Ka pärast seda, kui tema käed olid juba raudus, küsis ta endiselt mingi lepingu kohta ning teatas, et ta pole isik. Kui politseinikud lõpuks tema ID-kaardi olid leidnud, teatas Nõmmik, mina ei ole mina.
Kogu kinnipidamise point saabus siis, kui Nõmmiku käed olid raudused, istus politseiauto tagaistmel. Nimelt oli punase fooritulega üle ristmiku sõitnud ja seejärel politsei märguande eiranud Nõmmiku autos mitu Aasia turisti. Nemad istusid kogu läbirääkimiste auto tagaistmetel ja vaatasid vaikselt pealt, kuidas nende autojuht vahi alla võeti. Politseinikud pidid neile teatama, et kahjuks peavad nad oma teekonda Tallinna tänavatel muul moel juhtuma. Et jälle see väike pisendamine, see, kus Marek ütleb, siin oli lihtsalt üks kuradi väikene, mis see oli siis nagu kuradi pudi-padi ja... Ma veel ei jõudnud seda lugeda, aga ta ütleb et aset leidnud 5-10 aastat tagasi tegemist oli kiiruse ületamiste ja muu pudi-padiga, mida kõigil elus vahel ette tuleb. Mina ei ole kunagi politsei eest ära üritanud sõita. Sama, ja ma nagu, selles mõttes, et nagu punase fooritulega näiteks ilmselgelt ma arvan, et kõik ma olen mingil hetkel ikkagi pidanud üle sõitma, kas sellepärast, et pidurdamine oleks mingi see või viimasel hetkel, et I know, it is not good, aga me oleme seda teinud, on ju. Aga see, et sa hakkad ära kihutama nagu eest ära, ja siis hakkad veel munni mängima, lihtsalt mängid nagu täielikut debiilikut nagu. Ei, värdjad, ei, see ei ole kõige sõna, ei tohi neid sõnu öelda. Idiooti, mängid idiooti ju, selles mõttes ikkagi mängid ju. Või teine variant, mis oleks poole hullem, ongi see, et ta ongi loll, sest et see jutt, mida ta ajab, on see kuradi Sovereign Citizen asi, mis on see, et olen elus inimene ja kogu see pask. Võiks ütleks selle kohta ole edasi siis, et tõmmatakse maha ja paneks kuradi vangimajana. Ole seal. Et ühesõnaga juba nagu, et nagu sa ütlesid, pisendamine juba käib. Mis oli 5-10 aastat tagasi? Ei olnud seal 3 aastat tagasi. Päris tõsine asi. Et ikkagi ei allu politsei korraldusele. See ei ole pudi-padi, kui sa sükst asja teed. Aga okei. Erilist huvi tundis ta aga selle vastu, miks ma liigutasin rahad sihtasutuse arvele ja kust ma selle raha sain. Samuti tundis ta huvi minu vanalinna kinnistute ostutehingute kohta ja mulle jäi tema küsimusi kuuldes mulje, justkui oleksin ma oma vara kuidagi kahtlasel viisil saanud. Ja siis olekski täpselt olnud see õige võimalus istuda sirge seljaga ja rääkida, miks ta liigutas oma rahad sihtarvutuse arvele ja kuidas ta, mis asja ta tegi seal oma muu varaga, et see täielikku nagu tõesti bussi nagu mulje jätab sellega, et vasta siis. Kui sul ei ole midagi varjata, vasta. Vasta. Et kus ma selle raha sain, aga see on väga põhjendatud küsimus. See on nagu selles mõttes, meil on ja kusjuures see on üks asi, mida ma tahaks täiega teada saada, on see etteheide, et pankade tellitud. What do you mean? Mis mõttes pankade tellitud? Kui ta oleks kirjutanud maksuameti tellitud, siis oleks nagu, okei, ma saan aru, mis see point on. Aga pankade, what do you mean? Pankadel on ikkagi nagu trust me. Ainukene asi, kui sa teed mingeid kahtlaseid ülekandeid, ainukene põhjus, miks pank sulle helistab või küsib, on nagu see, nad ei taha olla kaasosalised sinu fucking kuradi skeemitamises. Ja siis on nagu see, et sükst asja ei saa nagu teha. See on ainus põhjus. Pankadel on pohhui. Pank on kapitalistlik, see on ettevõte, they wanna make money ja mida rohkem sinu raha selles pangas on, seda rohkem neil on raha, mille pealt nad saavad ise teenida. Öelda, et see on pankade ostetud, näitab lihtsalt seda, et inimene on täiesti fucking küündimatu. Aga nad nagu lasevad seda teemat nagu siiamaani. Täiesti haige. Nõmmik lisab, et otsustas saates mitte kaasa lüüa, kuna ajakirjaniku suhtumine temasse oli kohe alguses süüdistav ja ründav. Sa vaesekene äkki siis räägiks muuda siis ajakirjaniku arvamust. Kas keegi tahab vabatahtlikult minna kuskile saatesse, kus ta muutub kohe peksupoisiks? Aga ta ei muutu peksupoisiks ju kurat, kui kõik korras. Kui sul on kõik asjad, kui sul on kõik korras, siis on nagu, palun vabandust, kas mina tahaksin minna saatesse, kus kohas ma tean, mind hakatakse ründama või? Jaa, tahaksin küll. Sellepärast, et see annab mulle võimalus öelda ja vastu panna ja vastu öelda ja korrigeerida, kui nad on millestki valesti aru saanud. Aga see on natukene naljakas, kui inimene ütleb, et ei, ma ei hakka minema, minu koldi ebaviisakas ja ründav. Ja siis ta nagu arvab, et tõesti see nagu aitab kaasa selle saate kuidagi, ma ei tea, neutraalsusele või paremaks saamisele. Ei, nüüd sa ise veel omakorda valasid õli tulla sellega, et sinu pool jääbki kuulmata. Ja siis hiljem on hea kuradi kaagutada. Kuradi kõik oli vale seal. Anti võimalus. Ja see on see ka, kuidas nagu tegelikult inimesed nagu kommenteerivad Marii Karelli saadet. Nagu, see oli väga ühepoolne.
no, jah, Marek ei tahtnud osaleda seal. Palju õnne talle nagu pakuti, ma kujutan ette, et ta oleks istunud seal, ta oleks sama situatsioon olnud, et ta oleks öelnud ka, kuule, ma tuleme teie juurde ja Marii Karell oleks tulnud ja oleks istunud seal aias nagu Toomas Lagrantiga ja rääkinud ka lugusid ja siis ta oleks võinud vastata ja ei. Saa tulla ju kahepoolsed teemad. Et see ongi inimestele natukene vale arusaam sellest, et ajakirjandus peab olema tasakaalustatud. Ja aga osad inimesed, mulle tundub, et nad ei saa sellest aru. Kui ma tahan teha näiteks, ma avastan seda, et Andreas on, ma ei tea, või Marek Nõmmik või whoever, et tal on mingisugune shady värk kuskil ja ma tahan temaga intekat teha, sest ma tahan saate teha sellest. Ja ma tahan temaga intekat teha, siis mul on sisuliselt, mul on kohustus Andreas sinna ka kaasata, et ta oleks tasakaalukas saade. Aga kui ta keeldub, siis ma võin oma saate ikkagi teha. Ja mul on selline tunne, et osad inimesed täiesti nagu reaalselt arvavad, et niimoodi saab nagu saate nagu vaigistada. Et ma ei lähe, siis saade muutub ühepoolseks ja siis ühepoolne saade ja siis nagu siis seda ei saa umbes nagu välja lasta. Saab küll. Point ongi selles, et teise osapoole kommentaar asju on vaja sinna juurde. Neid on vaja sinna, neid tahetakse sealt saada. Aga kui ta ei tule, siis ei tähenda, et saade jääb tegemata nagu. Ja noh, kui palju on Kuuuurijas neid lugusid olnud, kohe tekib veel nagu see vastu lapselik küsimus, kus inimene ei taha vastata ja paneb telefoni toru ära, ütleb, et tal on kiire või ei vasta meilidele, eks ole, ja ikkagi tehakse saade, nii et naljakas, jah. Marek Nõmmik ütleb, et ta ei mõista, kuidas Karelli tekkis ühteki just nüüd soov temast saade teha ja siis veel seda sellises võtmes, et tegu on justkui hämara rahaga, mida ärimees liigutab. Ei noh, selles mõttes vend on järsku hästi rikas. Võitsin kasiinos mingi kummaline raha. Ja teine asi, see massive red flag, mille sinu kallis kaasa välja tõi, tal on pankadega mingid jamad praegu. Rahad on kinni. Rahad on kinni. See on kohe, absoluutselt kõik uurivad ajakirjanikud olid kohe nagu, mida? How? Mis mõttes? Mingi lambi vennal. What? Kuidas Marek on ikkagi, ta ei mõista, kuidas Marii Karellil tekivad mingid ideed. Absoluutselt. Marii Karell on ajakirjanik, teeb laserit, sa ei suudaks elu sees ennustada, millega ta järgmisena välja tuleb, nii et see on väga aus mõte. Kuidas ta suudaks välja mõelda, mis võhkarite teemades on näiteks järgmine nädal? Ma arvan, et mitte. Et siis nagu normaalne. Ma ei suuda ka mõelda nii, nagu Marek mõtleb. Ma ei suudaks mõelda niimoodi, et ma põrutan politseist minema. Kes teab, võib-olla on järgmine nädal. Andreas, sul oli ka põnev asi. Jälle video üleval, jälle laser teeb, vaatama jälle seal põlvili maa. Määritame püksid ära. Ma ei ole inimene. Püksiga muruga koos. Ja ma ei ole isik. Jätkan. Nõmmikul on ka ettevõte, mis tegeleb transporditeenuse ja reisijate veoga ning antud firma kannab nime Fullux OÜ. Enne kui selle ettevõtte lõin, sõitsin taksot Boltis ja ma ei olnud oma raha teeninud mingite pettustega, milles mind täna kahtlustatakse. Kes on enda sõnul terve elu rasket tööd rüganud. Olin ka aastakümneid Soomes tööl nii ehitajana kui ka ehitusettevõtjana. Ma ei saa aru, mis kriminaali minust hetkel üritatakse teha. Teiseks jääb mulle Karelli küsimusi kuuldes mulje, et need on pahatahtlikud ja kuskilt initsieeritud. Mulle endale tundub, et need on pankade poole kaldu. Lol. Pangad hoiavad, nagu pangad ei hoia raha kinni. Need on arestitud. Seda ei tee ju pank, mis asi seda teeb, Finantsinspektsioon või? Et see ei ole Swedbank, kuule paneme selle Mareki konto kinni, see ei käi niimoodi. Mulle meeldib see, et see on kõige need kuradi, nüüd ma kasutan seda sõna tegelikult nagu selles kõige nagu õigemas tähenduses. Need on need kõige vokimad mehed, kes on nagu see, et ei, ma tegelikult näen, mul on 3. silm on lahti, ma tean, kuidas see süsteem toimib. Ma saan aru sellest. Ja siis jutuga on nagu ilmselge, nad ei saa mitte midagi aru, mis toimub. Karell on välja uurinud Nõmmiku sõnul ka ühe eriti vana loo. Ükskord oli mul Soome minnes rohkem tubakat kaasas, kui oleks tohtinud. Sain selle eest ka Soome Vabariigis karistada, milleks oli 6 kuud tingimisi. Nii, loen siis. Oota, kõigepealt ma alustaks sellest. Make it make sense. Ta ütleb, vaata see on pisendamine.
mul oli rohkem tubakat kaasas, kui oleks tohtinud ja siis ütleb ta sellest pool aastat tingimisi vangistust. Aga Andy, räägi, mis siis juhtus? 2016. aastal mõisteti Nõmmik Soomes süüdi salakaubaveos ja maksupettuses, ehk siis tal oli Soome minnes natukene rohkem lihtsalt tubakat kaasas. Aga tõesti, salakaubavedu ja maksupettus. Nõmmik tarnis Rootsis Soome 60 kilogrammi huuletubakat, päris suur number. Prokuröri sõnut see oli partii koguväärtus 1000 eurosid ning sellelt turnuks Soomes tasud üle 21 000 euro makse, mistõttu käsitles kohus seda kui rasket maksupettust. Karistuseks määratud 6 kuud tingimisi vangistust lõppes Nõmmikul 2021. aastal. Seega küsimus on selles, et kas me ei tohiks teada siis seda, kui Mareki käest küsida, kas ei tohiks siis nagu tema või üldse inimeste nagu shade'it minevikku siis nagu uurida või seda tähelepanusse pöörata. Et ma saan aru, praegu on probleem Marekis, on ju. Noh, temal on nagu raske, et teda nii-öelda rünnati, on ju. Aga päriselt, kas nagu küsimus ongi selles, et kas tohib või ei tohi? Kui inimene seal on ikkagi nagu mingid jurad selja taga? Jah, no võt, siin ongi nagu see, et see on see vana küsimus, et me küll jõuame ka selleni, et ta on ju ise, et ta on karistus ära kandnud, eks ole. Aga kindlasti on okei rääkida sellistest asjadest. Kindlasti on okei. Nagu, sest et sa oled neid asju ju teinud. Plus ma ütlen, et oleks saanud lihtsalt öelda, et tõesti, et nad oli selline 10 aastat tagasi, jah, tõepoolest. Ja mõtle, kui palju parem oleks nagu olnud, et lähedki sinna saatesse ja siis on, et noh, see Soomes, mis seal oli, see. Võtsin kaasa tubakat rohkem, kui oli lubatud. Okei, jääme selle sama lollaka lause peale rohkem, kui oli lubatud. Sest et põhimõtteliselt see on õige, aga see pisendab seda natukene ikkagi. Aga seda oli nii palju rohkem, et see oli ikkagi salakaubavedu sisuliselt ja selle eest mulle ka väänati. Raske maksupettus ja salakaubavedu ja sain sellest 6 kuud tingimisi. Ja ma õppisin sellest. Ja ma õppisin sellest. See oli nagu... Sellise asja ei teeks, see väga rumal, vaata. Jah, kõik need asjad ja see on nagu ja sellest on nagu nii palju keerulisem välja imeda nagu seda kuradi sitta kui see, et sa lihtsalt ei lähe ja siis pannakse see külm fakt niimoodi välja, see on täiesti absurdne. Aga jällegi, ega siin ei ole muud, see on lihtsalt suutmatus ja oskamatus meediaga suhelda. Et meediaga, kui oskad suhelda, sa saad igasuguseid patte rääkida välja niimoodi, et kõik kuulavad, mõtlevad, issand kui vapper mees. Saad küll, aga sa ei oska lihtsalt. Aga mõtled keegi, kui Marii Karel saaks endale sellise vastase, et ta saab aru, et temast tehakse halb lugu ja siis ta käib ja uurib kõik Marii Kareli kohta, kõik asjad välja. No kõik, mis on olnud, kindlasti mingid pahandusid, ikka Marii Karel, mida iganes, nagu ma ei tea, magas kellegi mehega koolis või mida iganes, vaata. Ja siis nagu, ta küsib nagu küsimuse selle Päitu käest ja see nagu vastab ära, et aga Marii, kuule, ma vaatasin, et kas see jääks sisse või, kui Marii Karel peaks ka hakkama kaitsma ennast, arvad, jah? Ei, või tähendab, kui see on nagu, tegelikult ma arvan, et osaliselt võiks nagu jääda küll. See on nagu, mul oli õudus, ma vaatasin, kuidas see oli senatis või kus kohas kuulati Bam Bondit üle ja siis tema nagu sisuliselt tegi ka ainult selliseid asju. Et sa räägid minus, miks sa sellest rääkida ei taha, et ja siis võtab mingi asja välja. Et ma arvan, et osa jääks sisse, kui see nagu näitaks inimese seda meelestatust nagu näidata, sellepärast, et tegelikult kui ta ühegile küsimusele ei vasta ja hakkab sellist asja tegema, et siis seda ma arvan, et ikkagi laseb näitaks, et ta ei vasta. True. Hakkab huiama nagu. Jah. Nii, see juhtus vähemalt 10 aastat tagasi ja tekib küsimus, miks just nüüd üles korjatakse. Karistus on ju kantud ja kustunud, aga mina pean Karelile aru andma. Mis tähendab vähemalt 10 aastat tagasi? Kas sa proovid seda jälle vähendada, et see oli veel rohkem 10 aastat tagasi, täpselt 10 aastat tagasi ja tegelikult 9 arvestas sellega, et seda 2025. aasta lõpus siis põhimõtteliselt või uuriti või? Jah. Kogu aeg tuleb väikene vähendamine. Ma tulen talle siin juurde, ütlen, et ta lihtsalt ümardas. Ja siis jätkab, kõige nõmetab on aga see, et tal on jultumust minna minu 80-aastase ema kodu ukse taha ja hakata teda küsitlema. Mu ema ei ole midagi valesti teinud ja ta ei ole avaliku elu tegelane. Aga see ei olegi siin oluline. Nüüd ma siis ütlen seda, et miks siis nagu selline asi toimus, oli selle pärast, et ta võttis tema ema ette seetõttu, et tema nimi on ära märgitud selle sama sihtasutuse nõukogu liikmena, mille kontol Nõmmiku miljonid kinni on.
väga lihtne. väga lihtne. Et see on jällegi, miks sa siis nagu paned oma ema selles mõttes, ma ei saa öelda tanki, aga siis nagu olulistele paberitele, kui nagu Jah, et kuna ta on ikkagi kuna ta on ettevõtte nõukogus, siis on täiesti okei temaga sellel teemal kontakti võtta. Ja mina lähen samm kaugemale ja mina ütlen siin seda, et see oli väga oluline tema ema juurde minna, sest et sellega näidati, et temaga see vaene ema ei saa udu mütsi ka aru, millest seda on ennast seganud. Ehk siis me saame aru, et see kõik on shady. Slim shady. Ja ma sellepärast ütlen seda, et ma saan seeläbi ka aru, miks Marek nii tiltis on sellepärast. Suure südamega oled. Jah. Sest et see on väga selge väga selgelt näitab, et ema on sisuliselt pandud nagu ikkagi tanki. Ja millegi pärast on siin see, et ta ei ole avalik elu tegelane, ta ei peagi olema, aga ta on ettevõtte nagu juhatusse märgitud inimene, et või aga te ütlesid selle ära, et ei ole avaliku elu tegelane, mis tähendab seda, et kui ta oleks avaliku elu tegelane, kas siis oleks okei? Ja kui te ütleksid jah, ja siis me ütleme, et okei, aga Marek, sa oledki avaliku elu tegelane ise ka ju, kas siis on okei sinust saada teha? Mis sa siis ütleks? Ei või? Jah, no vaja on, vaata. Jah. Ema sai täieliku šoki, ta oli temaga rääkinud ja nüüd hiljem kahetseb seda, ta ei saanud aru, et räägib ajakirjanikuga ja see jutt läheb eetrisse. 2 varianti. Kas ema ei ole 100% või valetab praegu, nagu Marek, ma mõtlen. Sest, et, mida ema ei ole 100%? No, et ta ei ole nagu 100% kodus nagu. Et ta ei saanud nagu aru. Ja kui tõesti on niimoodi, et Marii Karel rääkis ja ei öelnud, et ta on ajakirjanik ja ei öelnud, et see läheb eetrisse, mis on asi, mida ma ei usu. Aga kui nii on, siis nagu sellest johtuvalt Karelli peaks pigistama küll väga kõvasti, nagu, et see ei ole okei. Aga ma ei usu, et see nii oli. See alati teevad selle ju, tere, oleme laserist. Just. Et ei saanud aru, et see on siuke, tead, kas ei saanud aru, sest et on mingi meditsiiniline probleem, miks ta aru ei saanud? Ja vanus on ka 80 kelli teema. Et ma ei tea, raisk. Kas kellelegi lugejatest meeldiks, kui minnakse tema küsimuses ema või isa või vanama ukse taha ja sisuliselt pressitakse ennast ukse vahelt läbi? Lihtsalt ütlen ruttu ära selle, et ta räägib, et minu asi oli aga see oli seotud ettevõttega, mille nõukokku on sinu ema määratud. Seega on täiesti põhjendatud, et tema juurde mindi. See, et see sulle ei meeldi, on täiesti irrelevantne. Jah, kui sa ei oleks seda tahtnud, siis ära topi oma ema nime igale poole. Jep. Et pressitakse ennast ukse vahelt läbi, sellist käitumist ei luba endale isegi mitte Katrin Lust on nõmmik irooniline, aga samas ka väga mures. Jah. Katrin Lust kõige suurem läbi uste tungi ja vist nagu väga, naljakas. Aga Kassandra Piiroja võttis kogu selle träni kokku ja ta tegi kohe niimoodi 2 järjestikust artiklit, see on siis 10. ja 11. veebruar Kroonikas ja siis käib see artikkel niiviisi. Viimastel nädalatel korduvalt uudiskünnis ületanud kasiinomiljonär ja Silve Ilvese kallim Marek Nõmmik jõudis sel nädalal, ehk siis meie jaoks eelmisel nädalal, 2 järjestikusel päeval nii Kuurierisse kui ka Laserisse. Sellegipoolest näitas kumbki saade Nõmmikut täiesti erinevast küljest. Katrin Lust avas Kuuria vahendusel vaatajatele ja esimest korda Marek Nõmmiku soetatud kuulsa ja kirju minevikuga Tallinna Äripanga uksed. Uurivaks ajakirjanduseks seda osa nimetada ei saa, pigem oli tegemist reportaažliku olemuslooga, kus kasiinomiljonäri näidati õige tagasihoidlikust küljest. See oli täiesti kohutav saade. See oli täiesti kohutav, nagu see kogu see, nagu ma ei tea, ma ei saa aru, mis kuradi PR see toimub selle tüübiga praegu seal Lustil. Ma ei ole seda nagu näinud, aga ma olen kuulnud, et oli mingi kiidusaade ja mingi selline asi ja mul ongi nagu küsimus, et nagu miks? Et nagu see ei ole süüdistus, sest et ma ei usu, et siukene asi on aset leidnud. Aga nagu kui ma tahaks öelda, et keegi on kuskil ära ostetud, siis ma ütleks seda, et Kuuuria oli ära ostetud see saade, et tehakse hästi positiivne saade.
järsku inimesest, kellel on shady minevik. Mis selle saatel oligi see, et see Tallinna Äripanga uksed nagu avati tema jaoks, mis tähendab, seal on nagu selles mõttes, et inimesi ikka huvitav, et see mitu miljonit maksev maja, et milline see nagu välja näeb. Et selles mõttes on, aga jah, see kogu see ülejäänud asi ja see, kuidas Marek seal käitus ka nagu kogu aeg, ärge filmiga, hästi tagasihoidliku ja sellene, siis see kõik tundus nagu nii nõme. Ja see tüüp tundub mulle nii kuidagi selline oss, selline hästi selline, see on lihtsalt, mulle tundub see, mis on nagu siis nagu läbi kuuri isegi, tundus mulle hästi selline veider ebameeldiv tüüp. Ma mõtlen, et Lustil on ikka väga huvitav maitse nagu nende lugudega, mida ta teeb, et ma ei tea, veider. Ja üldse, minu arvates ei ole üldse okei kasutada ühes lauses Kuuuurijat või Katrin Lusti nime ja siis rääkida kuidagigi uurivast ajakirjandusest. Minu arust see ei ole okei. Minu arust see peaks olema faktiviga. Kassandra, palun faktid paremaks. Ei, kas Kassandra ütles seda? Ei, ta ütles, et uurivaks ajakirjanduseks seda osa nimetada ei saa. Tavai, Kassandra, tubli oled. Kus ma jäin? Saates nähtus, et Nõmmik on vaasootitud malgem mees, kes end kaamera ees eriti mugavalt ei tunne. Nõmmik näitas ehitusjärgus olevat maja ning rääkis põgusalt tulevikuplaanidest. Kõlame jäi taas sama keskne mure, mis ka jaanuaris eetris olnud Kuuurija saadet iseloomustas. Marek Nõmmik on õnnelik kasiino miljonär, keda pangad kiusavad, hoides kinni osa tema võidusummast. Päev hiljem eetrisse jõutud Laseri osas oli keeruline Kuuurija saate peategelast ära tunda. Kui Lusti lähenemine Marek Nõmmikul oli enam kui leebe, jälle hästi kirjutatud, siis Karel Nõmmikul ei halastanud. Ta tõi saates detailselt esile Nõmmiku problemaatilise mineviku. Marii Karel ütles Laseri sissejuhatuses, et kuigi Marek Nõmmik esineb avalikkuse ees mehena, kelle raha hoiab pank arusaamatutel põhjustel kinni, paljastavad kohtutoimikud, et Nõmmik on süsteemselt seadustele näkku sülitanud. 5 lapse isa on alimentide maksmisest kõrval hoidnud ning nii Eestis kui Soomes kriminaalkaristuse saanud, märkis Karel. Saatust Marii Karel hoidis kogu osa vältel kriitilist joont ning tuhlas vandeadvokaadi ning notarite koja esimehe abil registrites, et sotti saada Nõmmiku kahtlase maju käritegevusest. Saatest nähtus, et just temale endale võib olla suur roll selles, miks osa tema võidusummast endiselt pangas kinni on. Jah, kusjuures mina arvan seda, kui Silvia Ilves räägib seda, et pankade kinni makstud saade ja pangad on seda kõike teinud ja siis mina usun Silvia Ilvest nagu selles mõttes, et Silvia Ilvest päriselt usub seda juttu. Mina arvan seda, et Silvia on lihtsalt ära tinistatud. Kindlasti on. Nõmmiku hiljaaegu Kuuurija saates antud intervjuust võis Karelli hinnangul jääda mulje, et raskelt tööd trügaval mehel olid mõned võlad, mis on nüüdseks on makstud ja et pangad on need, mis teda kiusavad. Tegelikult see aga nii ei ole. Marek Nõmmikul on kasiinovõidu kiuste võlad ja talle määratud trahvid mitmete asjaosalistele siiamaani tasumata, mis tundub küll eriti nagu nästi, et tere sa võidad 11 millise saad selle kuusu võlda kätte sai 5 või. Tere maksa võlad ära. Maksa võlg ära kõigepealt. Nagu esimene asi. Mul oli kogu aeg, ma mõtlen seda, mul oli et kuskil oli uudis, et keegi võitis lotoga 30 milli nagu, siis ma mõtlesin, mis oleks esimene asi, mis ma teeks ära, kui see oli aastaid tagasi. Mu esimene mõte oli, ma maksaks isa autoliisingu ära. Sest et see on nagu esimene asi, mis on nagu mingi võlg või mingisugune selline asi nagu. Et täpselt sama, võlad kõigepealt, et sa oleksid, et nüüd on nagu niimoodi, et sa maksad ära kõik oma võlgnevused, siis vaatad rahakotile peale ja otsustad nüüd, mis ma edasi teen selle rahaga. See on nagu esimene samm, mis teha muidugi. Saates näidati klippi siis sellest samast 19. oktoobri 2023 toimunud intsidendist, kus Nõmmik sõitis Mercedese bussiga politseiauto ees punase fooritule ajal üle ristmiku. Kui politsei nõudis peatumist, ei soostunud Nõmmik korrakaitseid kuulama ning sõitis edasi. Sellest me rääksime enne pikemalt. Kohtus rääkis Nõmmik, et tegi selle manöövri vilkuva rohelise tule ajal õnnetuse ennetamiseks. Väidetavalt ei allunud ta politseinike korraldustele, sest korrakaitsed olevat tal hirmu tekitanud. Kardab Karelli, politseid. Sitt vabandus, issand kui sitt vabandus. Selle rikkumine tõi Nõmmikule kaasa 100-eurose trahvi maksegraafikuga 2 kuud. Lisaks pidi ta istuma 3 päeva arestimajas ning temalt võeti 6 kuuks juhtimisõigus ära. Kusjuures selle intsidendi ajaks oli Nõmmiku nimel 5 väärteokaristust. Ühtlasi oli tal temalt varemgi juhtimisõigus ära võetud. Et tegu on olnud
järjest rikkuva tegelasega, onju. Ja siis ongi, et kommentaarid on niimoodi, ei noh, igal ühel meil las minevik olla minevik. Ei no jaa, aga kusjuures mina lugesin Facebookist ühte kommentaari, mis sellistelt sööbis mu koljusse. Ja see on selline asi, et õigusrikkuja argument. Ja see on nagu üks, no aga meil kõigil on minevik. Seda ütleks inimene, kellel on minevik. Saad aru? Et seal on nagu see, et no meil kõigil on me oleme kõiki midagi teinud, on ju. Kui sa ütled seda sellises kontekstis, kui me räägime Marek Nõmmikust, siis mul on selline tunne, et sina oled see inimene, kellest Karel peaks järgmise saate tegema. et nagu, et seal ongi nagu see, et mis siis on iga aeg, et sõidad punase tuled läbi, mis tähendab, et sa tõenäoliselt teed seda regulaarselt. Ja politseist kõjutad minema ja vead salakaupa. Ei, oli salakaupa, maksupettus, whatever. Nii, Marii Karel tõi esile, et Nõmmik ajab äriasju sihtasutuse kaudu, mis pole kuigi tavapärane viis. Seejuures hoiab taoline ebatavaline toimimisviis ära selle, et kohtutäitur saaks võlgniku vara arestida. Nimelt ei kuulu vara sihtasutuse puhul omanikule, sest sihtasutus on isikustamata ning ilma osaniketa. Sellega asi ei piirdu. Siis see on see Soome teema räägitakse ja siis kirjutad, et kui minna veel ajas tagasi, siis 2015. aastal arestiti Nõmmiku maksmata alimentide tõttu tema pangakontot. Sellest ajast peale kasutab Nõmmik raha liigutamiseks teisi kanaleid. Samuti kasutas ta tulu varjamiseks oma ema pangakontot. No. Jesus fuck. 50-aastane mees vist. Okay. See kõik on natukene tuttav. Kas sa mäletad, kes nende elavate inimeste, mis need nimed olid nüüd? Eesti need tegelased? No neid on nagu selles mõttes kõik need staarid on nagu sellega mingil hetkel flirtinud, seal hulgas Veiko Huuse, aga siis nüüd kuradi, mis on Ahto ja Evelin või Argo ja Evelin, ma ei mäleta, Argo vist on ta või? Et ongi, et see on üks, tegelikult on artiklis ka Õhtulehes, et siit mingi osa on meil tegelikult juba läbi käidud, siin Marvel Riik tegi 13 veebruar artikli ja siis Argo ja Evelin, jah. No näed, et siis täpselt, mis ta siis nagu ütles seal, kui küsiti isikut tõendavat dokumenti, ma ei saa aru, millest sa räägid, sa ei ole siiani esitanud seda lepingut, mille alusel sa üldse tülitad mind. Ja siis süüdistas teda siis orjastamises, seda politseinikku orjastamises, liikluse takistamises ja aegumatus sõjakuriteos. Nagu siin ei ole kõiki korras ju. No see on minu tagasihoidlik arvamus. Hiljem kohtus püüdiks Nõmmik selgitada, et ta on elav mees, kes on võtnud endale kellegi Marek Nõmmiku isiku õigused ning ainult temal on õigus sõlmida lepinguid, võtta pakkumise ja teha muid juriidilisi samme. Nagu päriselt ka, kui sa arvad, nagu, et sa sellega saad kuskilt ära, no, nagu see ei ole appi. Meil on, Ameerikus on see liikumine niimoodi, et TikTokis on eraldi kontod, mis jälgivad kohtuasju, kus kohas inimesed on nagu ajavad seda sovereign citizeni paska. Ja neist ei võida mitte ükski, sest et see on absurdne. Jah, et nende põhimõte on selles, et tegelikult kõik need seadused, mis meil on tehtud ja mis kehtivad, et see kõik on fiktsioon ja see ei ole päris. Aga naljakas on nagu see, et nad hoiduvad sellest kõigest kinni, nagu, et mis tegelikult päris on, mis on tegelikult need õiged seadused, mis oma olemuselt oleks ideeliselt täpselt samasugune fiktsioon nagu see, mis nad ütlevad, et fiktsioon on. Ehk siis see on luulu. See on luulu täielik. Jätkame oma apellatsioonile pani ta pealkirja igavesti elav hing jätkuvalt elusas kehas ning alustas tõdemusega, et tema on Marek Neman, kelle isiku ehk fiktsiooni nimi on Marek Nõmmik, kes ei nõustu kohtuotsusega. See on nagu Laines, tuleb kohe meelde. Yeah. John, kes ta kõik oli. Kuna tegu on kirjaliku apellatsiooniga, siis mainin eelnevalt, et kõik järgnevad ma kirjutan emotsioonitult ja objektiivselt toetudes puhtale loogikale, tõele ja enda enesemääratusele. Täiesti perses, on. Siis ta igavesti elav hing... Sorry, üks asi. Ma tahan lihtsalt kiita ajakirjanikku. Et ta nimetab oma nime nagu fiktsiooniks. Ajakirjanik on teda tsiteerinud ja kirjutanud niimoodi, et kirjutan toetus puhtale loogikale, tõele ja enda enesemääratlusele ja ajakirjanik on kirjutas fiktsioon 2023. aasta 27. novembril. Täiesti geniaalne. See oli hea tähelepanu, ma ei pannudki seda tähele, et see kirjutas fiktsioon. Aga igavesti elav hing jätkuvalt elavas kehas tähendavad seda, et tema on elus hing, kes kasutab elust inimkeha maiste kogemuste kogemiseks. Minu keha suunas loodud isikut ehk fiktsiooni Marek Nõmmikut ei käsitlema ettevõtlusvormist erinevalt, millel on registrikood, nagu isikul on isikukood.
isiku seos bioloogilise kehaga olevat välistatud, mina ise elan faktipõhises maailmas, mitte kujutuspõhises eeldusmaailmas. Aga üldiselt ta ütleb ikkagi, et ma ei mõista hukka riiklikke seadusi, kuid pole ka ühtegi faktipõhist tõendit, mis tõestaks ära, et need kehtivad mu kehale. Ja lihtsalt meeletus koguses kohtupraktikat, kõike, aga okei. Lemmik ei olnud ka politseinikega rahul, nagu arvata võis. Ta nimetas neid kaebuses läbivalt teenistujateks, kes ei näidanud ette midagi, mis võimaldanuks neil temaga teha seda, mida tehti, autot peatada. Mehe kirjeldusel hõivasid politseinikud tema elu aja, mis on siinses maises maailmas niigi piiratud. Senini olen mina hingena enda keha ainuke administraator ja ma ei ole kellelegi teisele andnud selleks volitust. Õppikene. Aga selle alusel ma võin tema koju sisse minna. Teisi suvalisel hetkel võtta asjad ja sealt ära kõndida. Sellepärast, et mille alusel ta mind kinni peab. Mina olen oma keha administraator ja kõik üldse see arusaam, et see korter on kuidagi sinu oma, see on fiktsioon. See on sõlmitud fiktsioon, see ei ole päriselt sinu oma. Ühesõnaga, see on, siin on kogu see. Aga see oli leping, vaata, seal oli leping, vaata. Ta nõuab lepingut. Äkki korterimaja pool on mingi leping? No lepingud, sa mõtled nagu selles mõttes, et on mingi ostumüügi leping ja siis aga samas seal on Marek Nõmmik, aga äkki sa oled röövid Marek Nemani? No jah, aga siis on ikkagi, aga lepingud võivad olla õigustühised, on ju, või mitte, aga see lepingu muudab seaduslikuks, mis asi on ju see seadus, mille all me elame, mis on tema arvates fiktsioon. Ma ei tea, see on nii sürr, on see kõik, ma ei tea. Nõmmiku jaoks oli apellatsiooni lautamatu osa tema enesemääratus pealkirjaga Marek Neman reaalsusleping. Seal deklareeris mees, et on hingena enda maise elusa keha teadlik ainuvalitseja ning kuulutas enda keha jaoks kehtetuks kõik võimalikud riiklikud seadused, määrused ja korraldused. Võtku hea lihtne on inimesele elada. Igatahes kirjutas ta ringkonnakohtu otsuse peale punase tindipliiatsiga, et ei ole seadusi teinud, kohtunikke valinud ega nendega lepingusse astunud. Tänan pakkumast, aga lükkan pakkumise kogu ulatuses tagasi. Lõpus ta lõpetas ikka positiivse noodiga ja pani ka minule naeratuse näole. Yeah. Võt see on siis see Silve Ilvese prints Valge Lobusel, keda ta mõtles nii pikalt. Targad mehed, ei ole midagi öelda, targad mehed, jumala normaalne, täiesti based normaalne ja rääkides normaalsusest, siis meediakriitika. Andri Kiige on nüüd teinud meediakriitikat siis selles Facebooki grupis, kuhu ta on nüüd ikkagi jälle taandatud, sellepärast et objektiivist oli vaja lahkuda ja nüüd ta on siis tagasi Facebookis ja tema kirjutab kogu selle asja kohta niimoodi, et raske on mõista, mida on sellel Marie Karellil järjekordsel šedöövril tegemist ajakirjandusega. Loto miljonär Nõmmik ei ole avalik isik, that's wrong, ega avaliku elu tegelane, that's wrong, ja on pigem üritanud sellest minu arusaamist mööda hoiduda. Oled valesti aru saanud. Saate eesmärk tundub olevat lihtsalt avaldada kõik Nõmmiku isiklikud probleemid, et selle abil saada ise tähelepanu ja teenida tulu. Okay, bro. Saate käsitlus on ühepoolne, milles on süüdi Marek, just to be clear, ning Nõmmiku suhtes selgelt pahatahtlik ja hoolimatu. Ei ole nõus. Tervikuna näib, et saate eesmärk on ühemõtteliselt kajastatud isikule kahju teha ning kujundada temast negatiivset kuvandit. Võimalik, et Nõmmikul tasuks juristidega konsulteerida, kohtusse pöörduda ning esitada kahjunõue. Ta võib seda teha, ta ei võida seda. Nii, siis jagas tegelikult Silve Ilves enda seda kuradima stoorides Kroonikaga vestlust, et Kroonika küsis tema käest selle kohta, selle asja kohta ja siis Silve Ilves vastas talle. Tere! Hindan oma mehe vaprust veelgi enam pärast Coop panga poolt tellitud mustata püüdvate meeste vihkajast Karelli saadet. Tegelikult see on kirjutatud meest ihkajast. Mustata püüdvat meest ihkajast. Ma arvan, et ikka meest vihkavast. Ilmselt jah, ma arvan pigem. Sest Marie Karelli puhul käib mingi jutt jah, et tal on lesbi millegi pärast, ma ei tea. Ei, see on soengu pärast. Rekka lesbide soengu, vaata see oli. Aga see, et mehi vihkab, et seda ma olen ka kuulnud. Saade oli piinlikult meeleheitlik, et püüda leida Marekes kedagi, kes ta ei ole. Ma tahaks nagu vastu vaielda. Mulle meeldib see, et lihtsalt on nagu esile toodud faktid, mida on meest teinud ja siis on nagu, it's not true. Okay. Eesti reaalsusest irdunud. Nii, Silve jätkab, talle veel paremaks see kiri. Meil on Riigikogu pungil julmadest sulidest ning neid ei uuri keegi. Mis on ka jumala vale.
no muidugi uuritakse, tere, meil on inimesed fucking mõistetud tingimisi vangi, kui nad on kuradi olnud, nagu okei, selge. Kingod, grüntalid, aga hea küll. Uuritakse ausa mehe 4 euroga panustatud kasiinovõitu. Jätkab. Karel jätab paratamatult oma saatega mulje, et Hiltoni Olipet kasiino tegeles Marekile 4 eurose panuse mänguvõidu miljonite väljamaksmisel rahapesuga. Lase käia õnnetu hing, Karel, ütle see lause välja. Ei ole. Jätkab Silvia. Armastan Marekit tänu sellele saatele veel julgemalt, sest nüüdseks on teada kogu Eesti rahvale tema kõige hirmsamad teod. Kusjuures, kas ta siis nagu on tänulik laserile või? Ma ei saa aru. Kuula lauset. Armastan Marekit tänu sellele saatele veel julgemalt, sest nüüdseks on teada kogu Eesti rahvale tema kõige hirmsamad teod. Siis ta on ju nagu tänulik ju. Nüüd on kõik on nagu out there. Aitäh, Marii. Ja nüüd ta armastab veel rohkem Marekit tänu Mariile või? Marii vii inimesed veel sügavamasse armastusse. Noh, jah, sul on õigus. Sellest keegi ei räägi. Niimoodi ongi. Tegelikult ta ütleb ka tänu sellele saatele, jah. Aga kes meist on patuta? Kujutage ette, kui igaühest meist niisugune saade tehtaks. Vaatame nüüd ise endasse, mismoodi me end tunneks. Jätkab Silvia. Ja siis on viimane pikem sükene osa veel. Marekil on tänaseks kõik nõutud alimendid maksud oma laste emadele. Kusjuures minetes Karel ütles, et ei ole. Et kui see nagu vastab tõele, et tal on kõik makstud, siis on see on ju asi, nagu, millest saab ju hakata nagu, mingid probleemi tekitama, et valeinfo. No tähendab, selles mõttes valeinfo, ma lihtsalt ütlen, tema postituse esimene nagu see mõte Coop panga poolt tellitud, seda võib juba käsitleda laimuna, just saying. Aga see, kas see on makstud, ei tea, võib-olla tal nüüd selle kõige peale maksis alimendid ära, who knows. No. Aga see on ka siuke väike... Jah, ma tahaks teada, mis see nagu vastab tõele. Minu arvates poole hullem on lihtsalt esitada faktiväide, et Coop panga poolt tellitud saade on. Minu arvates on kõige hullem on see, kui mees ei maksa alimente. Kui mees on sitt isa, üleüldiselt isana, aga veel peale selle, et ta isegi kui ta ei ela koos lastega, ta jätab siis lapsed nagu õiguslikust rahast ilma, on ju. Et ta ei osale siis nagu lapsevanemana, pluss ei maksa ka, et nagu see on kõige nagu pasam asi, mida teha saaks. Aga olgu, praegu me sellest ei räägi, ma just rääkisin. Aga nüüd tuleb kõige olulisem asi, mis tegelikult selle saate puhul on. Ta on armastav kasuisa mu lastele, armastav isa oma 2 lapsele, kellele kasu ema rolli pakun. Kuula nüüd, ta armastab loomi, tervislikku toitumist, loobunud tänaseks kõikidest meelemürkidest, välja arvatud vahel üks hea punane vein. Mul pole ekus veel nii korralikku koduhoidjat meest olnud. Jätame palun välja miljonid, mida tal ei ole. See osa, mis tal oli kulus, nagu ka saade välja tõi võlgade katteks, muuhulgas ka alimendid lastega eest põgenenud naistele, kes Marekit aastaid on kiusanud ja manipuleerinud. Mul tekib kohe küsimus, kui mitmed naised jooksevad lastega Marekist ära? Huvitav. Nagu päriselt. No vaat on, jah. Et see on minu jaoks alati küsimus, nagu kui Mihkel Surva ütles, vaata, et tal on nagu palju naisi on öelnud, et tahavad ennast Mihkel Surva pärast ära tappa. Huvitav, kelle? Jah. Nagu okei, aga teeme siis nii, et need lastega naised põgenesid ära ning manipuleerinud. Kinnisvara investeerimiseks läks raha enne sõidukite soetamiseks, et alustada uut ettevõtet. Minu silmis väga töökas ning abivalmis mees. Ma ei tunne kedagi teist, kel nii palju hoolivaid sõpru on, sest kes teda tunnevad, need teavad, mis mees ta on. Nii. Oota, kui palju ta raha kätte sai? 11 milli ta võitis, mingi 5 või 6 ta sai kätte või 5 või 6 jäi alles. Ta sai 5 või 6 miljonit eurot kätte. Ja Silvia Ilves ütleb, et sellest ei ole mitte midagi alles. Tohen, mis asja? Ja, ta rääkis, see oli, ma lugesin mingi artiklit ka, kuidas Silvia Ilves maksis tema mingi tarvet, vaata, sellepärast, et tal ei ole raha praegu. Sest et võlad peavad olema ju nii suured, et nagu... Nagu ärihoone osteti 2,3 miljoni eest or something like that. Okei, et nagu see on ikka ränk. Ränk on see, et ta nagu alimentide koha pealt ka nagu, et me räägime tegelikult piskust. Jah. Nagu selles mõttes, et ma ei tea, ma kuulduks oma lapsed üle ja teeks mingi, ma ei kujuta ette nagu crazy. Aga jah, see, et nagu Silvia nagu kaitseb oma mees, see on täiesti nagu silvialik. Ja ma nagu saan aru, miks ta kaitseb. Ta päriselt armastab Marekit.
ma lihtsalt loodan, et me ei pea mingisuguse poole aasta pärast kuskilt podcast'ist jälle kuulama seda, kus Silvia Ilves ütleb, et Marek oli voodis hästi halb. Nagu, ma lihtsalt loodan, et Marekil nagu seda ei ole vaja nüüd kogeda veel. Et Silvia lihtsalt pani selle jälle kõikidele story'sse lugemiseks, minu arvates see nagu ei näita teda paremast küljest, aga võib-olla siis Silvia nagu jälgijaid äkki nendele näitab siis. Võib-olla küll, jah. Aga siin on ka tegelikult mõned üksikud kommentaarid, 2-3 tükki, mis tahaks ka ette lugeda, et näiteks Laseri siis seal Facebookis oli siis seal nagu kommentaar, näiteks Marko Kreis kirjutas, ja mis selles on nii kriminaalset, et ettevõtte kustutati? Ta unustab, nagu mulle meeldib see, et Marko lihtsalt nagu viskas kõik muu kõrvale ja pöörab tähelepanu sellele, et mis on kriminaalset selles, et ettevõtte kustutati. Ettevõtteid kustutatakse põhjusega, aga see, et ettevõtte kustutati, see ei olegi kriminaalne. See pole ühelgi hetkel kriminaalne olnud. Ma siiani ei mõista, miks inimest mustata, isegi kui ta on rikkunud seadust ja saanud karistuse, siis karistusi kustub. Aga teod ju ei kustu. Teod ei kustu ära mitte kunagi. Jah. Mitte, et nüüd taame teda häbiplekkiks, teadmata miks ja milleks. Lõpetage ükskord ära, see Lespar võiks oma saate kinni panna. Jah, seal oli õigus, Lespar. Paraku olen elus märganud, et suurimad teiste ristilööjad lõpetavad väga halvasti ja kahetsusväärselt. Alles hiljuti oli uudis, et suur politsei saati jünger jäi 3. korda segi peal ka roolis vahele. Aus, aga noh. Paap Suurmaa kirjutas, Marko Kreis. Ime, et sellest ei kirjutatud, kui see lapsena õunaraksus käis. Nii äge, Paap. Väga hea argument. Piret Laur aga hüppas punti, ütles, et Marko Kreis. Ega kõigest ei jõua ju ka kirjutada, eriti kui saate jaoks taustauuringuid teha. Ja tehke endale selgeks, mida tähendab mustata. Kes siin keda mustas? Asju, mis on juhtunud reaalselt ja nende esile toomine ei ole mustamine. Jumala aus. Oleks seal väljamõelised, siis jah, aga kriminaal ta ju on. Kui oled juba karistusega, siis oled ja temal oli neid ikka oma jagu. Aga ma usun millegipärast, et Marko võib seda kommentaari lugeda ja siis ta on ikka lollid see Piret. Ja siis Hille Osijärg kirjutas, ausõna, aitab ehk juba. Et esimene negatiivne saade siis Marekist aitab küll. Jah, mul on juba kopp ees. Jah, et aitab küll. Ja Silver Joa kirjutas, et väga labaseks läheb juba lampsaade puhake jalga vahelduseks. Et labane, mis see siin labane? Äkki tahaks Silver rääkida Vot ongi, ja see on see koht, kus kohas Märt ütleb seda, et tema on täheldanud, et väga paljud inimesed kasutavad sõna labane mõeldes ebameeldivat. Nad ei tea selle sõna päris tähendust. Aga ma võtan kähku veel need 2 pilti ka, mis ma siia story'sse panin siia dokumenti, et siin on siis ühel pildil on ta siis koos selle elava inimesega Eveliniga. Jah. Et nüüd siis nagu ongi Silva Ilves siis hängib nagu järjekordset väga, ma proovin sõnu valida, väga äärmuslik indiviididega või midagi taolist, kuidas? Ei, ma isegi Sa ütled, et on äärmuslikud? Ei noh, nende maailma tõlgendus on väga äärmuslik, jah. Äärmuslikult rumal maailma tõlgendus. Jah, et see seltskond, et kuhu see Silvia on nüüd sattunud ja mulle tundub, et see Marek on mingi hästi tugev selles mõttes selle elavate inimeste mingi selle teema nagu hästi tugevalt seal sees, sellepärast, et ta juba pani neid sõnu ritta niimoodi, nagu mul oli raske lugeda. See on fucking pähe, see on sekti jutt, see on nagu pähe õpitud tekst, see on crazy. Ta peab olema kursis selle, täpselt sellega, mida öelda ja kõike seda, sest et neil on kõigil täpselt samamoodi, kui sa vaatad mingid arreteerimisvideosid Ameerikast, neil on ka niisugune tunne, et sul on lihtsalt pähe õpitud tekst. Ja siis üks mitte seotud Marekiga story, vaid kus ta lihtsalt Silvia Ilves jagas siis ühte pilti. Mis iganes, seal on kirjas. Pankurid hoolitsevad, et me jääks võlgu, farmaatsiaärikad, et me jääks haigeks, sõjaäärikad, et sõjad jätkuksid, see on parim äri üldse neile, meediaäri hoolitseb, et see tõde teada ei saaks, võim teeb kõik, et see oleks seaduslik. Et see näitab tegelikult ka Silvia Ilvese suhtumist kogu sellesse, ma ei tea siis, Eesti ühiskonda. Ja minu arust on lihtsalt hästi naljakas on sellest, on nagu see, et miks on üldse vaja
ma ei tea, nagu Varro Vooglaid ju käis kunagi Pealtnägijas ja ta ei olnud rahul mingisuguse see, kuidas Pealtnägija oli kokku monteerinud saate, nagu tema vastuse, ja siis ju sealt tehti niimoodi, et Varro ju salvestas salaja, tal oli see, ma ei tea, kas salaja, võib-olla ta ütles ette ka seda, aga ta salvestas intervjuud oma poolt, et tal oli taskus telefon salvestas. Et mitte saatesse minna, noh, võib-olla et ei usalda meediat, aga mine saatesse ja salvesta ise intekas ka, ja nagu sul on igasuguseid variante, kuidas nagu, aga mitte saatesse minna on nagu nii loll, ja teine asi on see ka, et Silvia puhul ka, et nagu kui see meedia on üks nii hull asi, miks sa ronid sinna, kui kutsutakse? Et see on iga nii arusaamatu, noh, see lihtsalt ma räägin, see on see kuradi edevus, noh, ja edevus, ja jälle, edevus ei pea olema halbasi, edevus ei pea olema halbasi. Aga see soov olla püünel ja see on nagu suurem kui see conviction selle maailma suhtes. Ja Mareki puhul on ka nüüd see nüüd saigi temale vist saatuslikuks praegu. Et see edevus tegelikult. Ja siis Robin Okental tegi vahva meemi selle kohta, et me ei võida tihti 11 miljonit, aga kui võidan, siis vanu võlgu küll ära ei maksa, et imeline. Mis lugu! Aga näed, sai räägitud. Nüüd teevad ka võhkrite kuulajad. Jah. Ma panin polli ka enda Instagrami, et kas te tahate sellest Marekist, et me räägime võhkarites 94-96% inimesi ütles jaa. Oot. Ja meie oleme väga tasakaalukad. Aga ei, kuna me ei ole Mareki poolt, siis järelikult oleme kallutatud, nagu ikka. Tuleb kasutada nende loogikat. Nii on. Nii, aga lähme siis muude asjade peale ka, räägime Kasia Shaktist natukene, et Kasia Shakti teeb mingeid katseid oma uue lapsega. Nimelt siis ta on teinud story, kuidas mingi mees vaatab väga tõsise pilguga tema last, käed on ümber pandud ja siis on pildi peale kirjutatud, et käisime tibuga eile osteopaadi Rinat Shuras juures. Sulgudes ma olen tema juures ise juba aastaid käinud muredega. Kõik beebid võiks saada korra üle vaadatud, kas kõik on õigesti ja korras. Lisaks saab osteopaadilt palju nippe, kuidas beebid hoida, liigutada ja muud sellist. Liigutada, oota, ma ütlesin ja muud sellist, aga siin on JMT ja muud taolist äkki siis. Ta oli tibuga nii õrn ja lugupidav, meie beebi on täitsa terve ja kõik on õige koha peal. No jumal tänatud, et laps terve on, sellepärast, et selle lapse sünnilugu oli ikkagi päris nagu ränk juba. Aga jah, ja kui viied osteopaadi juurde, siis on ka nagu ikkagi niimoodi, et ei, no absoluutselt. Tea, mis sealt kätte saab. Nagu... Igaks üks ütleme, et osteopaatia on uhu. Jah. Kas ei tea? Jah. Et see on, ärge käige lastega osteopaadi juures, mingi arsti juurde lastega nagu, ma ei tea, fucking kuradi, mis asja. Ja Kasia siis jagab ühte kirja, mis talle saadeti, et nii vajalik soovitus oli sinu stories beebide osteopaadi külastuse kohta. Minu teine beebi on küll juba 5-aastane, sest ta ei ole beebi enam. Temaga käisime tema teisel elunädalal osteopaadi juures esimest korda. Saime oma pediaatrilt suunamise, elame välisriigis 5 korraks. Pediaater saatis siis suunas osteopaadi juurde, see on küll täiesti fucked up süsteem. Beebiga oli kõik korras, aga see tundub, on siin pigem reegel kui erand, et saadetakse beebid. Sinu teadlikkuse tõstmine tulevaste emade ja praeguste emade seas, see on õnnistus. Aitäh, et seda jätkuvalt teeda ja aega selle jaoks võtad oma kalli beebi kõrvalt. Soovin teile kõike ja kõige paremat. Tore, et inimestel on üksteisega tore, aga siis kui lapsel päris midagi viga, et see osteopaat ei ole eriti nagu... Tähendab, õige osteopaat siis ütleb, tead, mine arsti juurde. I'm not capable of fixing this. Seal on nagu see asi, et nagu, ma ei tea täpsemalt, nagu, milles tänatakse, et nagu ta viis oma tibu mingisuguse tegelase juurde, kes lihtsalt ütles, et tal on kõik hästi. Midagi osteopaat ei teinud ja mitte midagi. Ta võttis ainult arvatavasti raha selle eest, et beebi sinna toodi. Ei noh, ta jättis mulje, et ta teeb, ta tegi niimoodi. Ei, seda küll, aga siis see sama inimene ütles ka, et ta 2 elunädalal läks osteopaadi juurde. Ja tollal ka kõik oli hästi.
nagu osteopaadid ei teinud ju midagi selles mõttes, et millest me nagu üldse räägime, et nagu, et aitäh, sa harid meid, on ju, et aga jah, see Kassja oli väga tänulik selle naisele, ütles, et see eelviimane lause ehk siis, et aitäh, et sa jagad jätkuvalt teeda ja aega selle jaoks, võtad oma kalli beebi kõrvalt, siis see eelviimane lause, aega on nii vähe, aga ikka annan endast kõik, et saaksin püüda midagi ikka jagada, aitäh, et märkad. Aitäh. Täiesti võtsis vanad. Fun. Nii, siis me saime ka kirja, kus kinnitati meie ühte väikest segadus, mis meil oli siin eelmises saates. Hoi, Linust promos ja raha korjas Siseministeeriumi juhtiv audiitor Mari-Liis Männik. Ja tegelikult siis see sama artikkel, mille mina ka leidsin, on ka nüüd meil siin dokumendis olemas, see ka meile saadeti. Ja tõepoolest, mis ma siis ette lugesin, loen ka nüüd, et Siseministeeriumi töötaja tegeleb vabal ajal maaväliste olendite kanaldamisega. Ja siis Mari-Liis Männik ütleb, et tema sõnul on kanaldatud teave sümboolne ja filosoofiline, iga kuulaja või lugeja otsustab ise, kuidas seda teavet kasutada ja vastutus selle tõlgendamise eest jääb inimesele endale. Väga hea lawyer speak. Olen teadlik, et sellised teemad võivad ühiskonnas tekitada eriarvamusi ja kriitikat. Mina ise suhtun sellesse kui vaba eneseväljenduse vormi. No see on nii lawyer ja võimalusse pakkuda huviliste inspiratsiooni ning toetust nende eneseotsingutele selgitas ta. Kui suhtun sellesse kui vaba eneseväljenduse vormi, see nagu ütleb nii selgelt ära, et Lainus tegeleb eneseväljendusega, ehk siis ta tegelikult ei kanalda kedagi, vaid ta lihtsalt paneb hullu. Lisaks ta veel rõhutas seda, et minu eraelulistel tegevustel ei ole mingit seost ega mõju riigi siseturvalisusele ega Siseministeeriumi tegevusele. Jah, sa käid vabal ajal fucking tunukad kanaldamas, sure. Ja siis meie kirjas on veel see ka, et ja muuseas, teile jäi 2 silma vahel üks tore fakt veel. Rohani raamatu andis välja Uhu Petrone, aga kordustrükist jäi ta ilma. Ja siis ta kirjutab meile juurde veel seda, palju Uhu naisi ümber Linuse. Muide, LLP ei ole ju üksnes juhmtädi, vaid ka meditsiinimeediumi selleri joodik. Ma ei mäleta, kas me teadsime seda üldse LLP kohta. No me oleme LLPist rääkinud, aga vaata meil ei ole seda, see, kes selle kirja meile saadab selle inimesel on Uhu entsüklopeedia peas, on ja tema neid asju niimoodi ei seosta, aga seda, et nii kui keegi ütleb Anthony William, siis mul on nagu kohe selge, nagu ahah, see on see mees. Et Triin Lellep räägib oma tervenemise loo. Kõik sai alguse toitumisnõustaja Anthony Williamsist, New York Timesi 6 bestselleri autorist, kelle raamatud on tõlgitud ka eesti keelde. Uhu raamatus. Ma olen kirjutanud sellest mehest. Mul on juhuslikult see käes. Kuule! Raamat on käes ja mul ongi täpselt siin pooleli. Nii, näed, teeme lahti siis lehekülg 66. Elust enesest ehk elus enesest 2 ehk siis imporditud soga. Et siis nagu vahel on lihtsam täitsa avatult tegeleda lihtsa Uhu impordiga. Näiteks pakub üks Eesti naisterahvas oma sotsiaalmeedias sisuliselt ainult neid tarkusi, mida paiskab interneti USA soolapuhuja nimega Anthony William. Milline kokkusattumus, et Triin Lellep seda sama teeb? Wow. William on ennast ise nimetanud meediumiks ja suhtlevad mingisuguse kaastunde vaimuga. Muide, kaastunde vaim on nii armas. Ma armastan päriselt kaastunde vaimu. Ta on nii nunnu see Greta Janistatud crazy, kes annab talle meditsiinilisi teadmisi, mis on meie ajast kõvasti ees. Ta on kirjutanud kokku 8 raamatut ning on neil Amazonis kiiduavaldusi ostnud. Ja see on, kusjuures see on praegusel hetkel, see on kinnitatud fakt. Anthony William on tõepoolest ostnud endal Amazonis positiivseid reviewsid. Sellest on olnud juttu ja see on selgelt välja toodud. Just, loomulikult tuletab ta inimestele meelde, et tal puudub tegelikult igasugune meditsiiniline haridus, sest muidu ta peaks ta oma sõnade eest vastutama, eks ole. Üks vaene Eesti naine astus tema püünisesse ja jagas kaasmaalastele Anthony üritust. Nimelt saatvat kaastunde vaim läbi Anthony tervendava valgusvoo, mis eemaldab hingehaavad ja viib tervenemise täiesti uuele tasemele. Oluline on mainida, et üritus toimus veebi vahendusel. Samas aga oli juurde lisatud märge, et see toimivad ainult antud hetkes ja salvestuse vaatamine ei aita. Tahaks aru saada,
kuidas videoülekanne peaks toimima, aga salvestus mitte, sest mõlemal juhul on tegu ju videovooga. Aga eks sellele teab vastust ju kaastunde vaim. Anthony William ja veel kord kaastunde vaim, my favorite. Nii et kellel ei ole seda vahvat raamatut, siis palun, raamat on saadaval, veel on, nii et minge oske. Kuradi cringe. See mees on muutunud minu arusaamist inimkeha toimimisest tervikuna, toitumisest ja tervenemisest. Ta on päästnud minu elu, kui olin peaaegu et aheldatud voodi külgega saanud päevagi mööda talumatu valuta. See mees aitas mind, kui arstid ütlesid, minu haigus on ravimatu ja neil ei ole võimalik minu kannatusi vähendada. See mees aga ei ravi inimesi rohtudega, vaid toitumisega. Aga tundub ka läbi interneti, või läbi videovoo ja kaastunde vaimuga. Ja siis meil läheb edasi. Võhkarid, palun leidke vastus küsimusele, kumb on kõvem mees, kas meditsiinimeediumi kaastunde vaim või Rohan. Ma ei tea, minu arust... kaastunde vaim. Kaastunde vaim on kõvem. See Rohan on mingi kuradi sitsiv tuss kuskil kuradi teises galaktikas raisk ja ta on valinud kõikidest inimestest fucking linus kordese. Aga kaastunde vaim on ikkagi chill vana. Ta on nüüd aga. Ja siis on siin meil välja toodud, Rohani rahad liikusid kõik läbi selle firma, mis on siis High Vibes Healing OÜ, mis tähendab, et Rootsis olid täiturid peal, Lellep oli männikule alla andnud ja Petrone pühkis üldse suu puhtaks. Et ühesõnaga jääb mulje, et Lainus mitte ainult ei kanalda tulnukaid või nagu suuliselt, vaid ka muude ihuliikmetega ja siis seal ei ole, nagu on kirjutatud meile siia lõppu, see pole nagu kolmnurk, vaid ristkülik, et ühesõnaga siin on, Lainus, dude, keep fucking või mida iganes, Rohan, keep channeling, kuradi mida iganes. Kuradi maailm on nii lollakas lihtsalt. Mida on nii närvi. See maailm on nii närvi. Lihtsalt kujuta korra ette, et sa lihtsalt tuled suures ruumis, kõik joovad mingi kuradi toorkakaod. Ruumi keskel on mingi mutter ja istub. See toorkakao, saate aru, mul on kõht nii lahti praegu. Kõik on mingi... Jüri, mine posti otsa, me hakkame siin loopima sellega kohe. Ma ei saa aru. Fucking hell. Räägime Eesti laulust. Eesti laul, jaa, oli selline vahva üritus meie jaoks eile, teie jaoks üleeile ja Vanilla Ninja, Too Epic to be True võitis. Mis on siis sinu esimene nägemus sellest arvamus? Mul on nagu raske nagu võtta avaldada arvamust, sest mul on üks hästi lihtne asi. Vanilla Ninjas on Lenna Kuurma, minu kursavenna, ma ei tea, abikaasa või, kas nad on abielus, ma ei tea, vahet, mentaalselt on abielus, ütleme siis nii, ma arvan, et nad on abielus. Et ta on mõnes mõttes nagu tahaks teda, päris lähikondane ei ole, on ju, aga ikkagi, aga mulle ei meeldi üldse nagu, minu arust on see veits cringe. Aga teisalt nagu, kuidas me üldse saame võrrelda eelmise aasta Eesti laulu ja selle aasta Eesti laulu? Selle aasta Eesti laulu oli vähemalt niimoodi, et vaatame, kes see võidab. Et jah, kõik ütlesid, et on see, et Vanilla Ninja vist paneb kinni, aga seal oli alati nagu see, kurat ei tea, kas ikka paneb erinevalt eelmisest aastast, mis oli lihtsalt Tommy Cashi võidu vormistamine, on ju. Et ma ei tea, mulle ei meeldinud. No see ei ole ainus selles mõttes, et aga rahvas otsustas, jumal küll. Tähtsatest tegelastest näiteks Marianne Ubaleht ei olnud rahul. Stories oli kurva näoga. Ja Andrei Zevakin, Marianne Ubale lähedane sõber, kirjutas 3 mõtet Eesti laulu osas. Number 1, palju õnne viimase koha puhul Eurokal. 2 tatikaid hääletama saada on väga raske ja 3 parimaid tulebki kopida. Lisaboonus Viiras Kukt. Ei tea, mis siis nagu Andreil selle laulu vastu nii on. Aga jaa, tead, selle lauluga on see asi, et Eesti rahvas armastab. Esiteks ta armastab Vanilla Ninjat, on ju. Ja siis mingitel inimestel on ikkagi mälestus seda, kuidas Club Kung Fu sai kunagi kotti ja see on nagu revenge, vaata. See on selline piti fuck või.
ja nagu Uku sai teist korda uuesti ja Jaa. kuidagi siuke, et seal nagu võib olla seda, aga teistpidi nagu neid tore on nagu vaadata ja tulebki, see on siukene nostalgia ja see Sven Lõhmus paneb hullu, nad on laval ilusad. Kas küll oli mingi kommentaar, et kõige eepilisem selle asja juures oli see, et elektrikitarrid ei olnud ühendatud vooluvõrku midagi tavalist. Ja. Et noh, ütleme niimoodi. Teise koha sai siis Nöpp, kolmanda Olli ja protsendid olid 35, 34, 31. Et selles mõttes tõesti anyone's game nagu selles mõttes. 4. Stockholm Cowboys, Last Man Standing, 5. Keteriani, 6. Ant ja Minival Vind, 7. Klišeerika Max, 8. Uljana, 9. Laura Brits, 10. Grete Pai ja 1. Robert Linna ja Marta Pikani oli siis 12. Ja ma tegin enda tabeli ka. Tekkis minu number 1 oli või? Sul on hästi veider muusikamaitse, nagu minu, ma arvan, et sulle meeldis kõige rohkem, kurat, ma ei tea, kas sulle Mapp meeldib või? Ma ei teagi. Okei, ma arvan, et sulle meeldis Keteriani, ma ei tea. Ei, minu lemmik oli tegelikult, tead, hästi võrdne oli kogu see asi, tegelikult ka isegi minu jaoks, et nagu siin oli nagu terve hunnik siuksi nagu decent lugusid selles mõttes, et sealt nagu valida nagu see, et nagu mis kõige parem. Aga Stockholm Cowboys ja Last Man Standing tegelikult jättis mulle väga hea mulje, sest et kuidagi nad on nii, olid nagu omast sellest zoonist väljas. Viktor Krone ja Stig Resta. Mul täiesti hämmingus praegu. Miks? Sest et mina mõtlesin, et see on nagu Last Man Standing on see lugu, mille me võiks eurole saata. Selles mõttes, et nagu mina tegi nagu ägedasti, see korralik tümakas ja kõik asjad ja... Kusjuures tümakas ja mina just mõtlesin selle pärast, et see laul oli nagu kõige positiivsemas mõttes täiesti nagu debiilne. Et nad hakkasid laulma ja ma vaatasin taustal seda videot on ja ma üritasin meeleetlikult aru saada, mis selle kontseptsioon on. Ja. Et nagu, et mis see lugu, mida nad öelda tahavad või mis see nagu on. Ja siis see kuradi, mis iganes loom seal taga püüdis Stig Rasta kinni ja siis Viktor Krone võttis leegi heita ja lasi selle koletise poole. Siis ma mõtlesin, et lihtsalt okei, raha juurde, tehke eurolaval seda sama asja ja ma olen maksumaksjana mega rahul. Do it, see on nii debiilne, et I love it. Stig Rasta see omapärane väärlemine seal ka, et kõik see nagu tegi nii laheda kompoti, et kindlasti nagu selles mõttes minu, selles mõttes, et tasavägistest lugudest kõige parem. Teiseks Uljana Rhythm of Nature, laulukene, tantsukene, nagu väga sümpaatne Ukraina naisterahvas ja mõnes väga vahva lugu ja kuidagi jättis südamesse sooja tunde. Ja Nöppi ma paningi 3. tegelikult, sest et ta kuidagi Nöpp täitis iseendana, seal ei toimunud väga midagi laval nagu ära ja teda oli huvitav vaadata, et see on nagu selles mõttes äge. Et Vanilla Ninja ma paningi 5. selles mõttes, et ma ei ütle, et Too Epic to be True on mingisugune väga halb lugu. Ja neid on selles tõesti oli tore vaadata üle aastate ja vaatame, mis saab. Et mina ikkagi hoian neile pöialt nagu ikkagi alati Eesti esindajatele, et ükskõik kui halb see laul on, ma ikka tahan, et läheks hästi. Ja, ikka. Aga viimase koha panin ma 12. koha Robert Linnale lauluga Magic Rose. Et ta sai ilusti korraks käia lava peal ja oma laulu tutvustada, selles mõttes on nagu hästi. Ja. Aga jah, üldiselt kuidagi nagu minu arvates, isegi mitte eurolugu nagu minu arvates, aga vähemalt proovisin ja. Aga üks asi... Ja Anti ja Minimal Vindi lugu mulle meeldis nagu laval rohkem kui see lugu ise, et mõned laulud nagu laval alles nagu ärkavad ellu. Ja mõnes see oli see lugu näiteks. Mulle endale, siin on muidugi minu muusikamaitse küsimus ka, et mulle Laura Britsi see lugu nagu iseenesest nagu meeldis, ta ei olnud, kohe arusaadavalt ta ei ole see lugu, mis nagu see õllel õhtul võidab ja ta ei ole lugu, mis Eurovisioonil võidaks, aga lihtsalt loona nagu meeldis. Laura Brits ka meeldib mulle, on ju, et seal on nagu see aspektis nagu ka juures. Ja ta oli riides niimoodi, et ta meeldis mulle üks rohkem kui tavaliselt, aga K&K lingerie rakmad olid tal küljes. Ja. Et aga üldiselt siuke, selles mõttes on mul nagu tore meel, et Eesti laul oli tõesti selline, nagu need protsendid ka, et nagu sa ütlesid, anyone's a game, et täiesti siukene aga minu üldine hoolivuse tase sellel aastal oli ikka üsna minimaalne. Ja ma ei kujuta ette, kes see inimene oli, aga sellel inimesel on vaja teha palgatõus. Sest et see on geniaalne. Keegi käis selle idee välja laua taga. Ma olen ise, mul on olnud võimalus istuda
selle tähtsa laua taga, kus Eesti Laulu tähtsad ninad vahepeal istuvad, on ju. Mul on olnud võimalus seal laua taga istuda. Ma kujutan nagu elavalt ette, kuidas keegi istus laua taga ja mõtles, kuulge, aga paneme hoopis selle, et Espresso Macchiatot ei laulata Tommy Cash. Paneme Anne Veski. Ja siis keegi laua taga. Täiesti haige mõte. Aga ma ei tea, helistame, aga ta ei ole nõus. Ja tuli ära ja see oli lihtsalt nagu fucking geniaalne, sorry. Ma mõtlen veel seda, et kuidas oleks Vanilla Nisal läinud, kui nad oleks juba Eestit esindanud? Kas siis oleks protsendid olnud nagu väiksemad selles mõttes või ei oleks? Et ma mäletan, et vanasti siin aastaid paarkümmend tagasi, siis oli Eesti Eurovisiooni lauludel alati võitsid rahva südame noored naised bändis. Kes iganes, oli see Neiukes, oli see Vanilla Ninja, oli see Sundraib ja neid oli seal tegelikult, minu arvates oli seal veel, et kuidagi, et meile ikka väga-väga meeldisid noored naised kepslemas vanasti. Mina vaatasin Anti esitust ja mina mõtlesin seda, et Ant on nagu see mees, kes võiks kurat teha selliseid projekte, selliseid asju, tal on niisugune hääl on olemas, kes on vaadanud muusikaliteatrit, näiteks Jesus Christ Superstar, mul ei tule selle mehe nimi kunagi meelde, kes Georg Malvius. Ei, ma räägin välismaa briti artist. Et alles seda hiljuti näides ERR-is ka Anti meenutab mulle väga teda ja tal on väga hea hääl ja see on kurat, Ant peaks mingisuguses kuradi vägevas siukses muusikaprojektis, sellises muusikaliprojektis osalema. Ma arvan, et ta oleks killer hea seal, kus ta saab oma häält näidata ja kõike seda, et ma kuulasin Draamalama podcasti shoutout Silla Kadarile ja seal Ant oli külaline ja kuidagi jah, et huvitav oli kuulda, et miks ja kuidas on, aga ta kuidagi on natuke võib-olla on kehvasti läinud, et ta ei ole veel ennast leidnud selle 2 aasta jooksul, kaua ta Superstar on olnud, et jah, võib öelda, et ta on ainult 2 aastat olnud, aga et ta nagu otsib ennast, nagu ma aru saan, ta ise ka täpselt ei tea, mida ta teha tahaks, et ballaadide laulda oskab, on ju, aga see ei ole nagu võib-olla siis see tee rahva südamesse, mulle tundub. Aga minu võhiklik pakkumine oleks see, et ikkagi muusikud võiks natuke rohkem muusikat välja anda, et tegelikult see ei ole nagu fine, kui lastakse 1 lugu aastas välja, et ikkagi ennast Klišeerik ja Maxi see kuradi Kermamurel ammustas nagu läbi selle, et nagu, et ta pani kõigepealt Kermamureli laulu välja, järgmine kuu pani Klišeerik ja Maxi laulu välja, siis mingi paari kuu pärast pani uue Kermamureli välja, siis pani uue Klišeerik ja Maxi ja nagu ta oli kogu aeg pildis ja Triibu Pasta ja vanasti oli Nublu tegelikult, kes kogu aeg nagu, ta ei lasnud nagu ühel hitil nagu lahkudagi, kui juba nagu uus tuli peale, et hoiab kogu aeg nagu seda, aga mingid artistid seda ei taha, ma ei tea, kas tahavad siis seda hoida seda, ma ei tea, mida siis, et mul tuli siin 1 lugu ja nüüd ma siis nagu aasta aega ei tee mitte midagi või noh, ma ei tea. Laske muusikat välja, inimesed. Keda ma mõtlesin, keda Ant mulle meenutab, on John Legend. Tavai. John Legend on see mees. Teda meenutab. Sa mõtled nagu hääle poolest? Tead, kogu pakett. Okei. Ma vaatan pärast üle, ma vist päris hästi ei suuda päris näppu peale panna, kui ma neid ei näeks kõrvalt. Aga ei, selge. Igates tore, et on juba Eesti lauljal olemas ja inimesed on kurjad ja teised inimesed õnnelikud. Kusjuures mulle meeldis see, et ma nägin nagu kuskil oli äkki Delfi või, et Vanilla Ninja võitis ja ainult positiivsed kommentaarid olid. Vau! No siis ongi rahva süda. Uljana laulu kohta oli küsinud Delfi, et kas Uljana võiks esindada Eestit Eurovisioonis, oli ei, Eestit peaks esindama eestlane, nagu ainult nagu pask, nagu ta pani isegi sinimust valge kleidi selge võtsikele. Ja rääkis eesti keeles, andke kreditit Uljanale. Vot, ma ei tea, mis sa arvad? Paneme putka kinni ja paneme putka kinni. Mõtetel settida ja tuleme siis järgmine nädal tagasi Patreonis. Kuulge, kallid kuulajad, aitäh teile ja järgmise korrani. Tšau. Peace, love and smile. Tšau.